Tere taas, kell on saanud täpselt nii palju, et saade Kas tohib alustab. Minu tänaseks jutupartneriks on Võru lauljanna Renate. Tere, Renate! Tere! No, sinu puhul peame ikka alustama algusest, et kes sa selline oled ja kust sa tuled. Et ma pean põgusalt ütlema, et kusagilt oleks justkui nime kuulnud ja mõnda laulu ka, aga räägi endast lähemalt. No, kuidas ma alustan? Et 2009 aastal algas minu koostöö Tre Musicuga ja sellest ajast peale olemegi niimoodi tasapisi stuudios muusikat salvestanud ja mõned laulud on ka olnud sellised, mis on jõudnud laiema publikuni, mõned mitte. Ja niimoodi... Tegelikult võiks alustada ikkagi veel varasemast ajast. Sinu ema on väitnud, et sa alustasid laulmisega suisa 2-aastaselt. Kas siis ma võin väita, et selline rääkimine ja laulmine tulid üheskoos ühel ajal? Jah, ta on mulle ka rääkinud seda, et enam-vähem vist hakkasin ennem laulma kui rääkima, et eks ta niimoodi umbes läks, jah. Ja mis selleks esimeseks muusikapalaks oli, mille sa siis ära õppisid? Hea küsimus, kusjuures ega ma ei tea, et kuna ma juba väiksest peale käisin emaga koos lasteaias kaasas, mu ema on lasteaias juhataja ja õpetaja, et tõenäoliselt ju mõni lasteaias õpetatud siuke laul, ma arvan, oli nende esimeste seas. Mulle keegi teadis öelda, et selleks lauluks võis olla põdrakasvataja laul. Selle lauluga oli niimoodi, et selle tegelikult ma mitte ei laulnud, vaid klaveril mängisin umbes 6-selt, et kui ma enda jaoks hakkasin klaverit avastama, siis ma kuidagi juhuslikult sattusin selle meloodia peale ja see oli nagu ametlikult esimene laul, mille ma klaveril kuulmise järgi ära mängisin. Nendel mustadel klahvidel vist, jah? Vist küll, jah, võimalik. Ja kummaline või... mis on väga põnev, et sa oled saanud klaveri sama vanalt, kui mina sain endale klaveri, et 6-aastaselt. Kas sa siis läksid ka muusikakooli? Ei läinud 6-aastaselt. Ma hakkasin klimberdama vanaisa juures, kelle juures see klaver tegelikult oli. Ja muusikakoolis ma otseselt ei olegi käinud, et kuna ma olen väiksest kohast pärit, siis seal ei olnud lihtsalt selliseid võimalusi, aga meil oli koolis selline klaveri huviring, et seal ma hakkasin käima 8-aastaselt. Ja esimene selliselt tõsiselt võetav klaveripala oli siis lugu Titanicu filmist, jah? See oli nagu siis järgmine kuulmise järgi mängitud laul, mis oli juba rohkem laulmoodi, et mitte ainult ühel käel, et siuke pikem laul. Ja kui vana sa siis olid? Umbes. Ma arvan, et kuskil seal äkki 9 olin, et ma kuidagi mängisin seda nii loomulikult ja ma ise nagu ei mõtelnud kordagi selle peale, et ma kuulmise järgi praegu mängin, et ma arvasin, et kui ma klaverit õpin, et ju nii peabki olema, aga siis mõned aastad hiljem ma mängisin juhuslikult oma klaveri õpetajale, et kuulmise järgi ja siis tema nagu avas mu silmad mõnes mõttes ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, et äkki peakski hakkama neid kavereid nagu tegema ja näiteks ka YouTube üles laadima. Sest et see Titanicu lugu ei ole ju kergete killast, et see on päris raske lugu ja mängida kuulmise järgi sa pead ikka paras talent olema, sa ei arva? Eks ma tol ajal mängisin seda kindlasti lihtsustatult, et niimoodi nagu mina kuulen ja eks ma kõiki neid kavereid, mis ma ka üles panen, ma mängingi nagu enda versiooni järgi, et ma teen nad piisavalt lihtsaks, piisavalt raskeks, et leian selle enda kesktee. No ma saan aru, et 9-aastane mängib seal ühe käega, aga et kuidas teise käe klahvid sinna juurde tulid, et see oli sinu jaoks loomulik protsess? Jah, eks võib-olla oligi alguses, lihtsalt oli ka natuke lihtsamalt see vasak käsi käis ja kuna ma ikkagi klaverikka õppisin, siis see selline mõtlemine ikkagi tuli nagu üsna lihtsalt, et kuidas 2 käega mängida. Mul kesklik võtta endale nõutükkideks mu ees, ole uhke sekund veel, tunne õnne südames võtta asja, neid mul pole vaja, kui mu hing, mis peitub sees ja sulle ei alavane, nüüd sa seesal ja dilemma. Ei tea
7. klassis mõtlesid sa, et midagi on vajaka, et nüüd hakkan võtma eratunde laulmises, kelle käe all? Jah, umbes 7. klassis ma hakkasin mõtlema, et laulmine on kogu aeg olnud minu jaoks selline number 1 asi ja ilmselgelt ma sain aru, et on vaja hakata õpetaja käe all õppima, et saada paremaks ja tol hetkel oligi minu esimeseks eralauluõpetajaks õpetaja Anu ja tema hakkas mul käima kodus õpetama mind. Ja sealt edasi, kuidas kõik edasi arenes? Sealt edasi ma olingi temaga umbes paar aastat ja kui ma läksin keskkooli Tallinnasse, siis ma proovisin VAF-i saada sisse, sain sinna sisse ja VAF-is käisin ka umbes paar aastat ja kas äkki 11. või 12. ma hakkasin mõtlema, et tahaks ikkagi sellist individuaalset lähenemist nagu tagasi saada. Ja siis ma leidsin väga toreda õpetaja Soja, kelle juures käisin põhimõtteliselt siiamaani. Ja kui sa oma esimese singli välja andsid, siis paljud sinu sõbrad-tuttavad olid tegelikult šokis või ahhetasid, et appi, et kuidas see tüdruk üldse laulda oskab, oli nii, jah? Kuidas saatsid varjata oma annet? Sest eks mul oli ka kooli ajal sellist, ma ei tea, kas päris kiusamine on nagu õige öelda, pigem selline kas mõnitamine või narrimine ja ma nagu ei tahtnud väga niimoodi avalikult laulda, et ma alguses küll käisin lauluvõistlustel ja käisin ka esindamas maakonnas, aga mingi hetk tuli jah selline ebakindlus ja ma ei tahtnud nagu niimoodi avalikult laulda enam ja võib-olla paljud unustasidki siis ära, et ma üldse laulan, aga tegelikult ma kodus ikkagi kogu aeg harjutasin ja kogu aeg laulsin ja siis 9. klassi keskel umbes tõesti tuli see esimene laul ja siis see oligi üllatuseks, et kus see nüüd tuli ja. Mis selle singli nimi oli? See oli Paanika. Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Eks ma võin rääkida, ma olin tol hetkel 15, et mis sa ikka 15-aastaselt selles suhtes ootad, et eks see laul oli hästi selline puberteedi vaimus kirjutatud, et emotsioonid käivad üle pea ja ka need sõnad ja kõik see mõte oli ka siis selline, et nüüd muidugi hiljem vaatad, et mis sa tol ajal oled teinud, aga samas see oli osa minust ja ei häbene ma seda kindlasti, et lihtsalt on põnev vaadata, et kus sai omadega kunagi oldud nii-öelda. Aasta 2009 ja oli novembrikuu. Oli see sinu jaoks selline murdepunkt, kus sa kohtusid Tre.ee DJ-ga? Jah, ja huvitaval kombel ma ennem seda just, millega pärast ma hakkasin hästi intensiivselt mõtlema, et ma tahaks nüüd hakata muusikaga nagu päriselt tegema ja ma ei tea, kas see oligi siis see mõttejõud ja tuligi siis järsku see võimalus, et tutvusin ühe diskuriga, kes juhatas mind edasi järgmiste inimesteni ja niimoodi see tuli tegelikult täiesti mõnes mõttes ootamatult, aga ka oodatult. Ja sind kutsuti hääleproovi. Sa kartsid seda päeva, jah? Ja ma alguses isegi sain natukene valesti aru sellest hääleproovist, et ma arvasin, et mind kutsutakse klaverit mängima, sellepärast, millega pärast oli nagu jutt selline, et tule mängi meile natuke, et vaatame, äkki saame edaspidi koostööd teha, aga siis umbes päev ennem seda tähtsat päeva sain aru, et tegelikult oodatakse mind laulma ikkagi. Ja eks ma ikka kohapeal olin päris närvis, et ma mäletan, et stuudios oli äkki 10-15 inimest ja ma tahtsin, et kõik läksid välja. ma ei julenud laulda, et eks esimene kogemus. Et siin lõi see staarikeen välja, et minge välja. No kas päris nii, ma olin hästi häbelik, et ma nagu palusin jah, et kas on võimalik, et kõik läheksid välja, et ainult produtsent jääks ruumi, et kartsin ikka päris kõvasti. Millist laulu sulle pakuti seal ette laulmiseks või? Ma ise valisin välja, ma laulsin vist Muse'i Supermassive Black Hole'i ja Shakira ühte laulu laulsin seal prooviks
ja kui ma sealt kabiinist siis välja tulin, siis hakkasimegi rääkima, et mis minuga siis peale võiks hakata ja mulle alguses pakuti küll, et võiksime hakata ingliskeelset muusikat teha sinuga ja ma isegi ütlesin neile tookord, et ma ei ole kindel, kas ma ise suudan laule hakata kirjutama. Aga millegipärast, kui ma koju läksin tol päeval, ma ei tea, kas ma olin nii positiivselt meelestatud või kuidagi ma sain selle laulu kirjutamise ukse enda jaoks tol päeval lahti ja ma sealt maalt siiamaani kirjutan endale ise laule. Kui sa pead päeva poole mind, ma püüan väikse kilde siin, su puudutus mul selgeks teed, et kõik on võimalik nüüd veel. Tule, minuga sa nüüd, tule kutsun sind ja ootan siin, kus me kahekesi maailmas. Lenda minuni ja püüa teid, tükke kokku pane neid, kus oled, otsima pean veel. Ole hea, räägi, kes sinu lugusid kõigepealt mängima hakkasid, olid need siit Tallinna raadiojaamad või kusagilt mujalt Eestist? Eks kõige esimesena hakkaski Tre raadio mängima ja eks vaikselt hakkaski niimoodi levima, et vaikselt võttis Elmar ja seal Lõuna-Eesti raadiojaamad ja eks ta niimoodi vaikselt aastatega hakkas minema. Ja esimene selline avalik esinemine toimus ka just seal Paide kandis, Paide spordihallis, jah? Et kuidas sind seal vastu võeti ja palju rahvast oli? Ja... Rahvast oli minu mäletamist mööda, oli seal mitu tuhat ja eks ma olin enne muidugi väga närvis, et ei ole ju niimoodi kunagi laval käinud ja aga üllatavalt hästi võeti vastu, et ma isegi mõtlesin, et keegi ei tea ju, kes ma olen ja lähen nüüd lavale ja hakkan laulma, et mis nagu inimesed arvavad ja mõtlevad. Aga ma mäletan küll ainult väga häid emotsioone sellest, et kuidagi kohe, kui ma lavale sain, kohe närv kadus ära, et oli see tunne, et see on minu see õige koht ja rahvas elas kaasa, kuigi laule ei teatud. Aga ma mäletan jah, väga hea emotsioon oli sealt. Kas alati, kui lähed esinema, siis tekib mingisugune lavanärv ja kuidas sa seda lavanärvi peletad? Ma isegi ei tea, kas närv nagu nüüd on selle kohta õige öelda, et pigem mingi ärevus tuleb sisse, et süda nagu natukene niimoodi hakkab käima. Aga kui ma lavale jõuan, siis see alati kaob nagu üsna kohe ära. Ja ega ma midagi nagu spetsiaalselt selle heaks ei teegi, et see ära kaotada, et ongi see, et kohe kui lavale saan, siis on läinud. Tuleb oodata lihtsalt. Ja peale seda avalikku esinemist Paide spordihallis, siis hakkas sul lugusid tulema just kui Seenimetsas. Et siin võib loetleda Sõnu pole vaja, Hasart, See öö. Et milliste lugudega tegemist on, et mis nende lauludes sõnumiks on? Need olid jah, mul esimesel aastal tehtud lood, millega ma tegelikult tänase päeval enam ei esine. Et ju nad jäidki sinna oma aega. Aga eks tookord nad olidki kirjutatud sellise noore inimese vaatenurgast elule ja mõtetest ja eks oli natuke puberteetigi seal ja kõik sellised asjad. Ja oma fännidele oled sa ju välja andnud ka promoalbumi. Ehk et siit minu järgmine küsimus, kes sinu fännideks ja austajateks on? Jah, promoalbumi me andsime välja tõesti teisel tegutsemise aastal, et tänasel päeval seda isegi enam saada ei olegi. Aga minu fännideks, austajateks ma arvan, et nad on üsna minu vanused inimesed, et ma liigitaks arvaks, et kuskil seal 18 kuni 26 vähemalt nagu eelmiste aastate põhjal, kui on palju esinemisi olnud, siis just see publik on nagu olnud see, kes tuleb mind kõige rohkem kuulama. Kindlasti ka 40-sed mehed, kes on äsja lahutanud. Eks neid inimesi on igas vanuses on kindlasti, et on ka 8-aastaseid, kes mind kuulavad ja ongi tõesti ka 45-seid või 50-seid, et ikkagi igalt poolt on natukene, aga kõige rohkem on selline, ma arvan, et 18 kuni 26 umbes. Kindlasti oled saanud oma austajatelt ka lilli, kingitusi. Mis see kõige armsam kink on olnud? Ja kõige kuumalisim siis? Kõige armsam tegelikult mul on siiamaani väga hästi meeles. See oli mõni aasta tagasi.
ma esinesin Raplas ja seal oli üks mees, ma ütleks, et ma ei taha halvasti öelda, aga selline asotsiaalne natukene. Aga kui ma esinesin, siis ta kuulas mind hästi hoolega ja ta iga mu laulu vahele ütles, et tubli tüdruk oled ja sul ikka läheb hästi ja kui ma esinemise lõpetasin, siis ta tõi mulle Käsnaga alla õhupalli. Et see oli minu arust selles suhtes hästi armas, et inimene võib-olla, kes oleks võinud selle rahaga midagi muud teha, võttis vaevaks mulle selline kink teha. Ja see õhupall on tänaseks tühjaks saanud? See on tühi, aga ta on mul alles ikka veel, ta on mul maakodus, on täitsa olemas. Aga mõni selline kummaline kingitus? Isegi kummalisi kinke ei olegi saanud, et ikka on selliseid armsaid asju kingitud, et küll on fännid on šokolaade või lilli või isegi eelmine aasta kingiti üks pilt, kus ma olin ühe fänniga koos, ta oli selle lasknud ilmutada ja raami sisse panna, et see oli ka väga armas. No vanasti armastatud lauljatele, artistidele siis armastuskirju kirjutada. No tänapäeval seda ma arvan, et on suhteliselt vähe, aga meil on Facebook. Kui palju sulle sinna kirju tuleb? No kirju tuleb ikka palju, et ei saa kurta, ütleme nii, et ikka kirjutatakse palju ja ma tihti ei jõuagi kohe inimestele ka vastata, et vastan hiljem neile. Kuidas sul sel aastal esinemistega üldse lood on? Sel aastal... Kus sind näha võib? Praegu ma ei ole esinenud ja tõenäoliselt olengi laval alles sügisel, et kuna ma olen praegu kodune. Sul on väike laps? Jaa. Jah, et olen värskelt emaks saanud. Aga ma arvan, et sügise poole võib mind näha juba ja kindlasti siis ma annan oma igasugustel sotsiaalmeediakanalitel sellest ka teada. Mul oled sa, musti hea, mul oled sa, musti hea. Ja jõuamegi aastasse 2013, mil ilmus singel Stihija. Räägi sellest ka lähemalt. Jah, ma kirjutasin selle loo 2012 aastas suve lõpus. Muusikasõnad on kõik sinu sulest, jah? Ja me hakkasimegi tol hetkel panema uut albumit kokku ja ma mõtlesin, et võiks siis selle laulu nagu ka ära teha, et sobiks justkui hästi. Ja detsembris hakkasime umbes seda tegema ja selle lauga läks nagu kõik hästi loomulikult, et nii seal video kui üldse kogu see tausta tegemise protsess ja jaanuaris andsimegi ta välja ja ta niimoodi hakkas tasa ja targu nii-öelda minema. Oma elu elama. Jah, et ta ei läinud nagu niimoodi kohe, et järgmisel päeval 20 000 vaatamist, et niimoodi hästi aeglaselt ta läks, aga järjepidevalt ja raadiod võtsid nagu selle väga hea meelega vastu ja ta tõusiski üsna pea tol hetkel minu kõige selliseks tuntuimaks looks. Ja tegelikult oled sa teinud ka koostööd ju Põhja-Tallinna tegelastega, et räägi sellest ka lähemalt. Jah, seal räppar Genito, et temaga on tehtud selline laul nagu Komeedid ja see oli ka mu viimase albumi peal Teekond hingeni. Et see laul sündis ka enam-vähem samal ajal, kui ma kirjutasin Stihija ja kui ma seda stuudios nagu tegime, saime selle loo põhimõtteliselt valmis, aga nagu mõtlesin, et midagi võiks seal nagu veel olla ja sellepärast tuligi mõte, et võiks ju kaasata mõne räppari sinna ja sai pöördutud tema poole. Milline see sinu looming ikkagi on, et kas seal on rohkem ballaade või sellist kiiremat muusikat? Üldiselt on rohkem ikkagi kiiremat muusikat, et selline tantsumuusika ja popmuusika. Aga näiteks just minu viimane laul, mis veebruaris nüüd ilmus, See maa, et see on küll selline bändi ballaadikas, et see on nagu selles suhtes hoopis teisse auku. Aga olen ka varem teinud ballaade ja ma usun, et kindlasti tulevikus teen veel, et ei ole nagu välistatud, et teen ka aeglasemat muusikat. Miks juhtus nii, lisasid sa sammu järgi sul, enam ma ei jõudnud, kas alati peab minema kõik nii. Ma olen väsinud sellest jooksmisest, kuid puhata ei taha. Olen segaduses, kuid ma tean, et üht ainult
no sa oled äsja emaks saanud, kas lapse sünd on kuidagi ka neid laulutekste mõjutanud? Ma kirjutasin küll eelmise aasta lõpus paar laulu, kus oli nagu see emotsioon, ootuse emotsioon nagu sees. Et nii palju küll. Millist elu sa muidu elad, kui jätta nüüd kõrvale see muusika ja klaverimäng? Praegu olen kodune, kirjutan veel lõputööd, et ma käisingi ja käin siis veel Tallinna Ülikoolis, õpin haldust ja korraldust ja loodan ikkagi siis selle aasta suve alguses kooli lõpetatud saada, et kodus kirjutangi praegu seda lõputööd, aga muidu enne oligi muusika mu hobi ja töö, et sellega ma põhiliselt tegelesingi. Millised laulupalad sul hetkel sahtlis näiteks on, et mis vajavad viisistamist näiteks? Noh, eks neid ole palju, et mul sahtlis on materjali ikka, ütleme nii, et kindlasti mitme aasta jagu. Aga lihtsalt iseasi ongi, et mida nüüd sealt välja võtta ja mida stuudios tegema hakata. Kas mõnda lugu häbened ka veel, et ei julge veel sahtlist välja võtta? Ei ole isegi sellist laulu. Ma arvan, et võib-olla see laul ise sünnib ka nagu õigel hetkel ja sellel mina hetkel, et ma olen ise nagu valmis seda esitama ja olen valmis, et selle just kohe praegu kirja panen, et võib-olla kui ma selleks veel valmis ei oleks, siis seda laulu üldse ei sünnikski minu sulest alguses. Palju sul sõpru on ja mida sõbrad sinu loomingust arvavad? Ma ei saaks ka öelda, et mul väga palju sõpru on. Ma olen pigem selline inimene, kellel on nagu vähem sõpru ja need, kes on siis väga nagu ustavad ja truud mulle ja mina neile samuti. Ja üldiselt sõbrad ikka toetavad mu tegemisi ja tunnevad huvi ja elavad kaasa. Lugesin sinu blogi ja sa kirjutad seal, et sul on päris palju iidoleid, kuid selliseid konkreetseid nimesid sealt välja ei tulnud, et kes on sinu iidolid siin Eestis ja mujal maailmas? Jah, mul ei olegi nagu mingil põhjusel, ma ei saaks öelda, et mul oleks mingi üks või mitu konkreetset sellist inimest, kelle poole ma alt üles vaatan, et mida ma nagu tihti isegi rohkem vaatan, ongi see laulu kirjutamine, et kui mõnel artistil nagu ilmub järjest palju väga häid laule, et siis ma nagu imetlen seda ja ma uurin, et kes need laulud on kirjutanud. Et mulle mõnes mõttes isegi võib-olla laulukirjutajad on suuremad iidolid. Et Eestis on meil ju siin kas või Sven Lõhmus, Stig Resta ja tema tiim põhilised ja välismaal, eks need Max Martin ja sellised põhitegelased, et mina nagu imetlen seda jah, et kui inimene suudab kirjutada loo, mis tõesti selliseid masse nagu suudab haarata. No äsja valisime uue Eurovisiooni laulu, mis läheb Eurovisiooni esindama. Kuidas sulle see Jüri Pootsmani lugu meeldib? Mulle meeldib ja ma arvasin kohe algusest peale, et tema läheb, et tundus just selline laul, mis võib minna nii noorele kui vanemale inimesele peale. Ja ma arvan, et läheb Eestil ka see aasta väga hästi. No seal oligi kaks sellist arvestatavat lugu, Jüri ja Laura minu arust. Teiste kohta, vabandage tõesti väljenduse pärast, olid nad kõik täiuslikult nõmedad lood. Kas sa ei arva nii? Ma nii ei ütleks. Ja minu arust sel aastal tegelikult nagu konkurents minu arust oli üsna tugev. Et mina mõtlesin ka, et Laura või Jüri. Et Laura laul mulle ka väga meeldis. Aga ma nõme ei ütleks, et kindlasti oli laule, mis mulle nagu võib-olla nii väga ei sümpatiseerinud, aga üldiselt ikkagi, kui ma mõtlen, et eelmine aasta Elina ja Stig nagu paistsid hästi kõvasti silma, siis see aasta minu arust oli niimoodi, et oli mitu head laulu ja oligi nagu raskem võib-olla mõtelda, et kumb neist nagu nüüd kindlalt võiks minna, kuigi ma arvasin, et tõenäoliselt Jüri läheb. No millal on endal plaanis Eurovisioonist osa võtta ja minna Eestit esindama näiteks? Eks enne peab Eesti laulu võitma, sinna pääsema. On mõtteid olnud? Mul on mõtteid olnud ja mul on, ma arvan, sahtlist ka materjali, millega võiks proovida. Aga eks kõik oleneb lõppkokkuvõttes sellest tervikust, et laul võib sahtlis kuidagi ilus olla, aga siis tuleb ka ta stuudios ilusaks saada ja hea taust sellele teha ja kõik see tervikidee peab, ma arvan, töötama, et
et kõigepealt Eesti Laulule pääseda ja siis ehk ka Eurovisioonile. Suurepärane, ma väga tänan, Renate, et sa leidsid aega täna tulla minuga siia vestlema ja ma soovin sulle hästi palju hitte ja et need hitid jõuaksid kaugele. Aitäh teile!